Diabeedikud ja meedikud kutsuvad inimesi kevadise teavituskampaania raames üles tervislikele eluviisidele ja teadvustama ka teise tüübi diabeedi ennetus- ja ravivõimalusi ja sellega kaasnevaid ohtusid. Muide, Eestis põeb diabeeti ligikaudu 70 000 inimest. Mis haigusega tegemist on ja mis on selle ravivõimalused Eestis? Sellest me räägime täna Diabeediliidu tegevjuhi Ulvi Tammeri ja doktor Marju Pastiga, kes on Diabeedikeskusest. Tere hommikust! Tere hommikust! No öelge palun, mis on teise tüübi diabeet ja mis on selle erinevus nüüd esimesest tüübist? Kui esimese tüübi puhul tekib kohe alguses insuliin puudulikkus, see tähendab, et need inimesed peavad minema üle insuliinsüstile, siis teise tüübi puhul on see algus hiilivam ja tihtipeale on niimoodi, et inimesed ei märka pikka aega, et veresuhkur on tõusnud. Ja selle tõttu on ta ka natukene salakavalam ja tekivad sellised tüsistused ja muud haigused, nii et haigus leitakse hiljem ülesse, kui me saame inimesid aidata. Aga mis on selle teise tüübi sellised riskifaktorid ja kas saab seda kuidagi ka ennetada? Kas nüüd just ennetada saab, aga parandada oma elukvaliteeti kindlasti saab, sellepärast et teise tüübi puhul, eks need riskifaktorid need on sellised üldised, nendest on väga palju räägitud südamehaiguste puhul ja ülekaalulisuse puhul ja need ongi ülekaalulisus, selline hea eluviis, mugav, vähene sport, stressirikas elu, hea toit, ka geneetilised soodumused on ja teada on, et diabeet on ka selline päriliku sooduvusega haigus ja sellised ainevahetuse häired, nii et see on see kõik üldine, mida räägivad nii kardioloogid, kui räägivad ka sisearstid ja endokrinoloogid, et see meie muutunud elu on üheks suureks riskifaktoriks, et inimesed jäävad haigemaks. Kui palju Eestis on neid inimesi, kes põevad diabeeti? Nagu eelnevalt juttu oli circa 70 000 inimest, et me teame seda, et 35 000 inimest on selliseid siis, kes saavad igapäevaselt ravi. Ja kui rääkida nendest tüüpidest veel, siis esimese ja teise tüübi proportsioonid jagunevad siis niimoodi, et esimese tüübi diabeetikuid on circa 10–15% diabeetikute üldarvust ja ülejäänud on siis teise tüübi diabeetikud, nii et see ülejäänud diabeetikute osakaal, just teise tüübi osakaal on väga suur ja meie mure on see, et üle maailma ja ka Eestis on need tendentsid sellised, et diabeetikute arv mitmekordistub ja Maailma Diabeediföderatsiooni poolt on lausa välja öeldud, et aastaks 2025 on diabeetikute arv 3-kordne. Ja kui me praegu korrutame 70 000 3-ga, siis on see juba 210 000, nii et see hakkab muutuma meie rahvastiku probleemiks tõsiseks. Palju on inimesi siis, ütleme, maailma mastaabis praegu, kes diabeeti põevad? See on 350 miljonit circa. Hirmutav arv? Hirmutav arv ja loomulikult sellistes arenenud riikides just diabeedi kasv on selline väga kiire ja meie paraku kuulume ka nende riikide hulka. Milliseid võimalusi pakub nüüd tabletiravi? Teise tüübi diabeedi puhul tavaliselt alguses alustataksegi siis eluharjumuste muutmisest ja söögi muutmisest ja alustatakse ka tablettravist. Hiljem jõuab see välja insuliinravini, aga sinna tihtipeale on aastaid või aastakümneid aega. Tablettravi võimalusi Eestis on praegu mitmesuguseid. Võib-olla me põhimõtteliselt katame selle ravi, aga kuna diabeedi probleem on maailmas niivõrd tõsine, siis on ka väga palju selliseid uusi ravimeid tulemas ja ravimisi katsetusjärgus ravimeid. Ja paraku uusi ravimeid meil viimasel ajal küll ei ole eriti palju tulnud, aga ma loodan, et nad on ka tulemas. Teie, Ulvi, ühes intervjuus olete öelnud, et Eestis see diabeediravi ei ole eriti heal tasemel, et kui madalal see tase on ja miks see siis nii halval järjel on? Meil on tehtud Eestis uuring, see oli Euroopa Liiduga liitunud riikide diabeedi ekspertgrupp viis läbi siis uuringu 10 Euroopa Liiduga liitunud riigis ja Eesti andmed olid tõsiselt ehmatavad, et siin on teatud kriteeriumid, millele see diabeediravi peab vastama. Üheks kriteeriumiks on glükohemoglobiin, glükoliseeritud hemoglobiin ja see peaks olema hästi ravitud diabeedi puhul peaks olema alla 7. Meie number oli 8,6 ja siin ei ole küsimus mitte ainult 1%, eks ole, vaid siin mängivad rolli ka need komakohad ja lisaks olime me ka viimasel kohal lausa oma enesekontrolli võimalustega, see on siis veresuhkruribad, et nüüd on küll õnneks natuke see situatsioon meil Eestis paranenud sellest aastast, aga ikkagi meil on väga palju veel ära teha. Ja võib-olla ravi koha pealt, mida mina tahaksin lisada, et kuna diabeetikute
see haigestumisiga nooreneb. Et kui me vanasti olime harjunud 20 aastat tagasi, et jäid sellised pensionieas inimesed, prouad, jäid diabeeti, siis nüüd jäävad haigeks 30-aastased, 40-aastased, on ka esimesed lapsed, kes on. Ja nende puhul on just oluline tegelikult see, et me saaksime sellise tablettraviga alustada, mis lükkaks seda insuliini alustamist võimalikult edasi ja oleks organismile võimalikult säästev. Te ütlesite, et veel väga palju on ära teha. Kuidas te saate siis niimoodi käituda, et kõik saaks korda? Mida te peaksite ette võtma, kelle poole pöörduma? Ma usun, et neid pöördumisi tehakse pidevalt ja asi ka tasapisi liigub, et selle jaoks on meil Sotsiaalministeerium ja Haigekassa, kes siis otsustavad, millised ravimid meil on. Küsimus ei ole ju mitte ravimite registreerimises, vaid küsimus on selles rahas ja selles kompensatsioonimehhanismis inimestele, sest paraku kõik teavad, et ravimid on kallid ja 50% või 100% täismaksumusega ei suuda diabeetikud seda osta, sest tegemist on eluaegse raviga. Ja kahtlemata oleks riigile odavam siis neid inimesi maksimaalselt pakkuda neile häid ravivõimalusi, sellisel juhul jäävad tüsistused olemata ja ravikulusid tegelikult hoitakse kokku pikemas perspektiivis. Miks teise tüübi diabeediravimid on madalama hinnaga kui esimese tüübi omad? Esimese tüübi ravimitel on põhiline ravi on insuliin. Insuliin on teadagi väga kallis ravim ja see on kompenseeritud 100% haigetele. Teise tüübi puhul kipub olema see niimoodi, et see kompensatsioonimehhanism on teistsugune, kompenseeritud on nad siis 50%, 75% või 90% vastavalt siis haige vanusele ja haige siis terviseseisundile. Kuna ravimid lähevad järjest keerulisemaks ja kui tulevad uued ravimolekulid, siis algsed uued ravimid on väga kallid ja sellega seoses on need ravimid tavaravimitest ja nendest, mis on aastakümneid turul olnud tunduvalt kallimad. Ja kui nüüd seda kompensatsioonimehhanismi rakendada, siis see väga hoolikalt peab kaaluma, et millistele ravimitele ja kuidas, et see oleks kasulik nii haigetele ja samas ka riigile. Räägime veidikene ka Eesti Diabeediliidust. Millal see loodi ja millega tegelete? Diabeediliit saab sellel aastal 15-aastaseks ja tegemist siis on katusorganisatsiooniga, mis koondab oma ridadesse nii diabeetikute maakondlikke organisatsioone kui siis ka arstide organisatsiooni. Ja maailmas on see struktuur väga ilusti üles ehitatud, on olemas siis Maailma Föderatsioon, kuhu siis erinevate riikide assotsiatsioonid kuuluvad ja Eesti Diabeediliit ongi siis see organisatsioon, kes kuulub ka Maailma Diabeediorganisatsiooni. Nii et selline ühistöö üle maailma Euroopa tasemel on meil väga hästi organiseeritud. Aga mis nüüd seda igapäevast tööd puudutab nüüd Diabeediliidu koha pealt, siis meie ülesanne ongi tegelikult koordineerida seda tegevust, diabeedialast tegevust üle Eesti. See, mis toimub nüüd maakondades, see on nüüd kohalike diabeetikute seltside ülesanne. Et igapäevaselt selle diabeetikuga, et tema muredega tegeleda, et see on sinnapoole suunatud. Et see on selline astmeline võrgustik. Meie ülesanne on ka anda välja õppekirjandust, anda välja ajakirja, meie koduleht on hästi populaarne, meie foorum on hästi populaarne, sest inimestel on väga palju selliseid probleeme, millega nad võib-olla ei taha oma nime all esineda ja siis on võimalus oma mured ära rääkida ja saada ka siis selline adekvaatne vastus. No ajakirjanduses on päris palju võrreldud ka Eesti ja Soome diabeedikute seltside erinevust ja sellist tööde võrdlust, et kui Soomes see seltsielu on hästi aktiivne, Eestis mitte, siis mida Eestis saaks ära teha, et seda seltsielu natukenegi elavdada? No meie oleme praegu sellisel seisukohal olnud, et meie inimestel on väga palju muid probleeme, oma igapäevase elu probleeme, et tagada endal toit lauale ja töö ja meie Eesti inimesed kindlasti töötavad sellise maksimaalse pingega. Ja selle tõttu võib-olla seltsieluks ei jäägi nii palju aega, aga need inimesed, kes seda missiooni on siis tunnetanud ja need teevad fantastilist head vabatahtlikku tööd igapäevaselt teiste diabeetikute jaoks. Ja meil on üks härrasmees, kes on öelnud diabeetikuna, kes on kaua aastaid põdenud, ta ütleb igal üritusel, kui me kohtume, ta ütleb, et mul on hea meel kuuluda Eesti Diabeediliitu. Et minu arust on see kõige parem lause üldse, mis on öeldud. Aga mul on hea meel, et te täna hommikul meile stuudiosse tulite. Aitäh teile, edu teile!